Tere! Meie oleme Sisekaitseakadeemia kadetid Rain ja Alita. Meie oleme juba sisseastumiskatsed ning sellele eelnenud ettevalmistuse kõik omal nahal läbi teinud. Nüüd aga tahame ka sind veidi aidata, et sul kehalised katsed samuti õnnestuksid ja et sa saaksid akadeemiasse sisse. Alustame siis jooksutrennist. Mõne jaoks on see lihtne, aga kui sa ei ole harjunud jooksma, siis soovitame sul alustada rahulikult. Distantsi siis järk-järgult suurendades. Treenida võiksid aga ülepäeviti 3 korda nädalas. Ja kui aeglases tempos jooksmine tuleb juba hästi välja, tee kiiruse suurendamiseks 1 trenn nädalas, tempokamalt siis lühemal distantsil või jookse pikema distantsi jooksul mõned kiiremad lõigud. Ja et sa oskaksid oma võimete ja kehaga paremini arvestada, mõõda, kui palju sul näiteks 2 kilomeetri läbimiseks aega kulub. Jookse järgmisel korral sama ajaga ja siis juba 10 või 15 sekundit kiiremini ja siis jällegi korda seda tulemust. Edasi tuleb liikuda järk-järgult. Järgmiseks kätekõverdused. Kui sa ikka üldse ei jaksa kätekõverdusi teha, siis võid alustada toetudes kõrgemale pinnale, näiteks lauale või pingile. Ja hoia kätekõverdusi tehes keha peast kandadeni ühel sirgel. Käed on juba veidi tugevamad. Mine läbi treeningu järjest madalamale toetuspinnale, kuni suudad teha kätekõverdusi ka põrandal. Alustuseks võid käsi kõverdada nii palju kordi järjest, kui vähegi suudad. Edaspidi treeni süstemaatiliselt jõusaali põhimõtete järgi 2-3 seeriat järjest ülepäeviti ja kõhulihaseid ning kätekõverdusi võid teha vaheldumisi. Kindlasti vaata järele, milline on õige tehnika, sest valesti tehtud kordused katsetel arvesse ei lähe. Ja alati treeni ennast sellisele tasemele, et jõuaksid teha rohkem, kui lävendina nõutud on. Ja tegelikult oleks hea treenida mitmekülgselt kõiki lihasgruppe. Lihtsalt katseteks valmistumisel pööra rohkem tähelepanu oma kätekõverduste tehnikale. Ja kõhulihased. Selle harjutusega ei ole enamikul sisseastujatel probleeme olnud, aga arvesta siiski, et istesse tõusu katse edukaks läbimiseks tuleks treenida kõhu kõiki piirkondi ja alaselga ja teha nii dünaamilisi kui ka staatilisi harjutusi. Koordinatsioonitest on lihtne. Selle õpid ära sa ka koha peal eelnevad natukene harjutades. Pead oskama ainult keskenduda ja täpselt paika pandud reeglid järgida. Ja toitu mitmekülgselt, tarbi piisavalt vett ja maga korralikult. Ja katsetel eelneval päeval puhka ja katsetel aga keskendu korrektselt sooritusele. Ja selleks, et trenni oleks mõnusam teha, kutsu trenniga oma mõni sõber või sõbranna, sest tema on see inimene, kes motiveerib sind sinu mitteviitsimispäevadel. Kui sa oled huvitatud veelgi täpsematest trennisoovitustest, otsi need üles Sisekaitseakadeemia Facebookist või kodulehelt. Ja vajadusel kaalu nõustamist ka personaaltreeneriga, sest tema oskab anda just täpselt sinule ja sinu kehast lähtuvaid vajalikke soovitusi. Aga üks on kindel. Kui sa ikka regulaarselt harjutad ja trenni teed, muutub su keha üha tugevamaks ja vastupidavamaks. Eks ole? Just. Nii et näeme Sisekaitseakadeemias.